Tere, minu nimi on Eve Juurik ja ma soovin seekord minna edasi mõtetega, mida ma alustasin saates Ohtlikud mõtted. Seega süda on kogu inimese uskumuse süsteemi tugipunkt. Me teame, et piibel ütleb, nii nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on. See, mida meie oma südames usume, loob meie reaalsuse. Ma ütlen seda uuesti. See, mida me oma südames usume, loob meie reaalsuse. Kui sina usud, et saad millegagi hakkama, siis sa saad seda. Kui sa usud, et sa ei saa millegagi hakkama, siis sa ei saa seda. Kui meie südamesse on juurutatud Jumala tõotused, saab sellest meie uskumuste süsteem. Igal sõnal, mida me palvetame, on sellisel juhul kaal. Need ei ole lihtsalt sõnad, need on sõnad, mis sisaldavad Jumala enda loomingulist väge. Teine inimene meie kõrval võib palvetada täpselt samu palveid, kuid palju midagi ei juhtu. Miks? Sest tal ei ole südame ilmutust sellest, mida ta välja räägib. Need on lihtsalt tühjad sõnad. Mõtle sellele. Doktor Caroline Leaf, neuroteadlane, ütleb, et kui meie mõtetesse ei ole istutatud Jumala sõna, siis me ei ole võimelised kuulma ega nägema oma imet. See on niivõrd võimas. Kui meie mõtetesse ei ole istutatud Jumala sõna, siis ei ole me võimelised kuulma ega nägema oma imet. Ja seda ütleb teadus. See ime võib olla otse meie nina all, kuid me ei näe seda. Me ei pea anuma Jumalat, ütleb Caroline Leaf. Meil tuleb lihtsalt astuda positsioonile ja aktiveerida selle, mida me vajame. Ja see ongi see, millest ma seekord rääkida soovin. Seega sinu ime ja minu ime seisab Jumala sõnal mediteerimise taga. Ma alustasin selle teemaga saates Ohtlikud mõtted ja ka seekord jagan ma mitmeid mõtteid doktor Caroline Leafilt. Jumal ei muutu ja see, kuidas Jumal meid loonud, ei muutu samuti. Sõna ütleb, et Jumal on meid loonud tõe sõna kaudu. Ja seega iga kord, kui me kõneleme, toimime, mõtleme vastupidiselt tõele, kahjustame me ennast. Teadus ütleb, et meie mõtted on kui juured, mida me saame ise suunata. Kui me muudame oma mõtteid vastavalt Jumala sõnale, siis me füüsiliselt muudame oma aju struktuuri. Me füüsiliselt kõrvaldame oma ajust haigusi tekitavad osakesed. Kui me näeme, et mingil oma elualal me käitume vastupidiselt tõele, siis on meil alati võimalus meelt parandada. Me kõigepealt tunnistame Jumalale, et me oleme käitunud vastupidiselt tema sõnale. Seejärel me palume andeks oma patu ning seejärel ütleme sellest lahti. Kui oleme seda teinud, saame käskida ka igal pimeduse vaimul, kes on olnud selle patu külge kinnitatud, meie elust Jeesuse nimel igaveseks kaduda. Meeleparanduse kaudu kaotavad pimeduse vaimud oma väe meie elude üle. Kuid kui me ei käsi neil oma elust seejärel lahkuda, siis nad ei tee seda. 1. Johannese 1:9 tõotab, et kui me oma patud tunnistame, on Jumal ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Jumal alati andestab meile, kui me siiralt andeks palume. Seega ei tohiks me peale meeleparandust enam vaenlase süüdistusi vastu võtta. Ma usun, et suurem osa Kristuse ihust mõistab meeleparandust ja selle väge meid vabastada. Kuid sellega asi ei lõppe. Kahjuks kristlased siit sageli edasi ei liigu. Järgmine väga oluline samm on hakata tegema tööd selle patu jääkidega, mis on meil ajus ikka veel olemas. Meil tuleb nüüd teha täispööre ning muuta oma mõtted vastavalt Jumala sõna tõele,
selleks, et me astuksime sel alal lõplikult välja pimeduse viisidest, lammutaksime maha vaenlase kindlustused oma mõtetes ja ajus ning hakkaksime ehitama Jumala kuningriiki oma elus. Ja ma tahaks vaadata mõningaid kirjakohti, mida piibel ütleb selle kohta. Ja Jakobuse 1. peatükk ja salmid 21–25 ja ma loen piibli laiendatud tõlkest. Seega vabanege kõigest ebapuhtusest ja pahelisuse lokkavast järelkasvust ning võtke alandlikkus, leebes ja tagasihoidlikus vaimus vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa meie hinge. Tohutult võimas minu meelest. Ma loen selle uuesti. Seega vabanege kõigest ebapuhtusest ja pahelisuse lokkavast järelkasvust ning võtke alandlikkus, leebes, tagasihoidlikus vaimus vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa teie hinge. Ainult see sõna või tõde, mis saab meie mediteerimise kaudu meie südamesse istutatud ja juurutatud, omab väge päästa meie hinge. Edasi ütleb salm 22. Ent olge sõna tegijad, kuuletuge sõnumile, mitte ainult selle kuuljad, reetes end pettusesse, mõeldes vastupidiselt tõele. Kui me jätkame vanal viisil mõtlemist, siis oleme me petetud ja kerge saak vaenlasele. Salm 23 ütleb edasi, sest kui keegi ainult kuulab sõna, kuuletumata sellele ja olemata selle tegija, on ta nagu inimene, kes vaatab peeglist tähelepanelikult oma loomulikku palet, sest ta vaatleb end mõtlikult, siis lahkub ja unustab kohe, milline ta oli. Aga kes vaatab hoolega veatusse seadusesse, vabaduse seadusesse ning on sellele ustav ja jätkab sellesse vaatamist, olles mitte hoolimatu kuulaja, kes unustab, vaid tegus tegija, kes kuuletub. See saab oma kuuleka elu tegudes õnnistatud. Me ei saa oodata, et me mõtleme vanal viisil edasi ja oleme ikka õnnistatud. Me ei saa olla õnnistatud, kui meie mõtted on selle maailma mõtted. Jumala õnnistused saavad me elu peale tulla vaid siis, kui me mõtleme ja elame vastavalt tõele. Ma kordan seda, sest see on niivõrd oluline. Jumala õnnistused saavad meie elu peale tulla vaid siis, kui me mõtleme ja elame vastavalt tõele. Me oleme loodud tõe sõna kaudu. Sellepärast on Jumala sõna mediteerimine niivõrd oluline. Saades ohtlikud mõtted kuulsime seda, et neuroteadus ütleb, et ühe uue mõtte südamesse juurutamine võtab aega kokku 63 päeva sellel ühel ja samal mõttel mediteerimist, vähemalt 7 minutit iga päev. Kui me mediteerime konkreetsel Jumala sõna tõel 63 päeva järjest, siis juurime välja kogu negatiivse mõttevõrgustiku ning juurutame oma südamesse uue tõe, uue paradigma, mille järgi me nüüd elama hakkame. Me nägime Jakobuse 1.21, et kui mingi tõde saab meie südamesse juurutatud, siis omab see tõde väge päästa me hinge. Me ei mõtle selle alal enam maailma viisidel ja see avab Jumalale tee meid õnnistada. Näiteks me vajame tervist oma ihusse, siis tuleb meil hakata mediteerima Jumala tervendaval väel. Või meil on probleeme näiteks oma sissetulekuga, siis tuleb meil hakata mediteerima Jumala üleloomulikul varustusel, sest tema on me varustaja. Kui me aga oleme senini toetunud omaenda käsivara tugevusele, et arved tasuda ja kõik vajaliku varustuse saada, siis võtab see aega, et oma mõtted muuta. Me võime teada väga paljud tõde oma peas, kuid oma südames ei pruugime seda uskuda. Seega need tõotused meie elus ei toimi,
sest kõik toimib Jumala kuningriigis ainult südame usu kaudu. Tõde peab meisse juurduma selleks, et Jumala tõotused meie elus toimiks. Tõde peab saama meie uueks paradigmaks. Nii mõnegi tõe südamega uskumiseks läheb siiski rohkem aega kui 63 päeva. Me füüsilised olukorrad saavad muutuda vastavalt sellele, kuidas meie mõtted muutuvad. Kõik jäädavad muudatused saavad alguse seestpoolt ja liiguvad väljapoole ning mitte vastupidi. Kui mina esimest korda kuulsin, et mul tuleb tõde oma südamesse juurutada, siis ma palusin Jumalalt, et ta näitaks mulle, millega tema soovib minu elus kõigepealt tegeleda. Ja Jumal näitas mulle, et minul tuleb kõigepealt tegeleda muremõtetega. Selleks tuli mul Jumalale kõigepealt tunnistada, et mul on probleem. Mul on patt. Muretsemine on patt. Kui ma seda Jumalale pattuna ei oleks tunnistanud, siis ei oleks mul võimalik sellest ka vabaneda. Esimene samm on alati tunnistamine. Teine samm on Jumalalt andeks palumine. Seejärel patust lahti ütlemine ning lõpuks käsime igal selle konkreetse patu külge kinnitunud pimeduse vaimul Jeesuse nimel oma elust igaveseks kaduda. Kuid sellega ei lõppe see protsess. Meil tuleb nüüd alles hakata tegema tööd nende mõtete jääkidega, mis meie südamesse on senini juurutatud olnud. Meil tuleb iga päev võtta aja, mil me keskendume sellele, et vahetada välja muremõtted, minu puhul muremõtted, Jumala sõna tõe vastu. Jakobuse 1:18 ütleb, et Jumal on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu. Ning me teame, mida ütleb Johannese 8:32. Te saate tundma tõde ja tõde teeb teid vabaks. Me saame tundma tõde, mitte teadma seda oma mõistusest, sest sellest ei piisa. Me võime teada väga palju tõde oma mõistuses, kuid suurt osa sellest me tegelikult oma südames ei usu. Tõe teadmine ei aita meid. Ainult see tõde, mida me isiklikult tunneme, see, mis on meile ilmutuseks saanud ning on mediteerimise kaudu me südames juured alla võtnud ning saanud osaks meist. Sellel tõel on vabastav vägi. See tõde, kui me palvetame vastavalt sellele tõele, siis me vabastame Jumala loova väe oma olukordadesse. Piibel kõneleb päris palju mõtetest. Ja ma tahaksin vaadata edasi mõned kirjakohad veel, mida ütleb kolosslastele 3. peatükk ja salmid 2-4, jällegi Piibli laiendatud tõlkest. Ja pange oma mõtted sellele, mis on ülal, kõrgematele asjadele ning hoidke oma mõtted nendel asjadel, mitte sellel, mis on maa peal. Sest mis puudutab seda maailma, olete te surnud ja teie uus tõeline elu on peidetud koos Kristusega Jumalas. Seega pange oma mõtted sellele, mis on ülal, kõrgematele asjadele ning hoidke oma mõtted nendel asjadel, mitte sellel, mis on maa peal. Ma kuulasin, kuidas Taylor Welsh küsis Jumalalt, et mis toimub siis, kui peale olümpiamängude rüvedat etendust hakkasid kristlased kõikjal vihakõnesid postitama. Ja Jumal ütles Taylorile midagi väga huvitavat, ta ütles: kui sa mind tõeliselt tunneks, siis ei puudutaks selline asi sind karvavõrdki. Mind see ei puuduta. Miks me läheme nii närvi endast välja selle pärast, mida kurat selles maailmas on tegemas? Tema eesmärk ju ongi hoida meid jätkuvalt tegevuses maiste draamadega. Selleks, et me ei paneks oma mõtteid sellele, mida Jumal on praegu tegemas. Kui me saame jätkuvalt pahandatud sellest, mida maailm teeb, siis ei ole me mõtet sellel, mida Jumal teeb. Ja me ei liigu temaga kaasa. Ja salm 4 ütleb edasi, see on siis kolosslastele 3:4.
kui Kristus, kes on meie elu, ilmub, siis ilmute ka teie koos temaga tema hiilguses. Mõtle sellele, kui võimas see salm on. Kui meie kuhugile läheme ja seda sel juhul, kui me mõtted on jätkuvalt tõel, siis ilmub Kristus meie kaudu selles paigas. Kristus saab ilmuda meie kaudu siis, kui me hoiame oma mõtted tõel. Ja me teame kõik, mida ütleb Filipplastele 4:8, ma usun, et paljudel on see peas, kuid ma loen seda Piibli laiendatud tõlkest. Lõpuks, vennad, kõik, mis on tõsi, mis väärib austust ja on auväärne ja sobiv, mis on õiglane, mis on puhas, mis on armas ja armastusväärne, mis on lahke ja võluv ja armuline, kui selles on voorust ja oivalisust, kui selles on midagi kiiduväärt, siis mõelge nendele asjadele ja kaaluge neid ja arvestage nendega. Kinnitage oma mõtted nendele asjadele. Kõik, mis on tõsi, mis väärib austust, on auväärne, sobiv, õiglane, puhas, armas, armastusväärne, lahke, võluv, armuline, voorust ja oivalisust täis, kiiduväärt. Kinnitage oma mõtted nendele asjadele. Ta ei nimeta siin mitte ühtegi negatiivset asja, millele Jumal tahaks, et me oma mõtted paneme. Kui me loeme meedias midagi, mis ei kuulu nende kriteeriumide alla, siis ei ole need asjad, mille peale me peaksime edasi mõtlema. Kui me loeme või kuuleme halbu uudiseid või sõnumeid, siis on meie vastutus palvetada nende asjade pärast, kuid mitte hakata neil mediteerima. Meie asi on teha pidevat koostööd Püha Vaimuga. Meie asi on küsida Pühalt Vaimult, kuidas ma selles olukorras palvetama peaksin, mida ma selles olukorras nägema ja mõtlema peaksin. Meie tõeline elupaik on taevases sfääris ja meil tuleb õppida seal elama. Kui mingisugune traumareaktsioon meist esile kerkib, kui me kuuleme midagi või näeme midagi ja sa ei ole kuulanud mu saateid traumavaimust, siis kuula neid. Ja sa saad vastused, kuidas nendega tegeleda, kuid need asjad ei saa jääda meie sisse. Kui me palvetame mingid asjad Jumala kätesse, siis tuleb meil ka usaldada, et need asjad on Jumala käes ja ta liigub nendes asjades. Meil tuleb paluda, et Püha Vaim õpetaks meid vaatama kõike oma vaimsete silmadega, et me võiksime näha seda, mida Jumal teeb ning liikuda sellega kaasa ning mitte keskenduda sellele, mida hingevaenlane teeb. Kui me jätkuvalt vaatame sellele, mida hingevaenlane teeb, siis kasvab see meie silmis lõpuks hiiglaslikuks. Ja kogu meie usk ja usaldus Jumalasse ja tema suurusesse lihtsalt röövitakse. Ja see ongi hingevaenlase eesmärk. Ta teab väga hästi, et ta on Jumala kõrval nagu tilluke kärbes. Ta teab ka seda, et meil on meelevald tema üle. Kuid tema võimsaimaks relvaks on vale. Kui meie sööda vastu võtame, siis elamegi hirmu all. Kardame, et meie Jumal ei ole võimeline meid hoidma ja kaitsma või meid vajalikuga varustama või mis iganes valesid keegi veel usub. Lisaks sellele rääkisime saates Ohtlikud mõtted, et teadus ütleb, et negatiivsed mõtted kujundavad me ajusse vaenlase kindlustused. Nad tekitavad meile neurotaandarengu ning viivad meid füüsiliselt haiguste tsooni, sest me kehad ei ole võimelised tulema toime negatiivsete mõtetega. Me aju ei ole loodud negatiivsete mõtete jaoks. Kui mingi negatiivne uudis lööb meid täielikult tasakaalust välja ja meist tõuseb esile hirm või paanika või mis iganes muu negatiivne emotsioon, siis me ei või hakata neid asju alla suruma ja eitama ja üritama sellele vastu seista oma inimlikus väes ja võidelda. Meil tuleb koheselt minna nende asjadega Jumala ette, paluda, et tema näitab meile, kust need asjad tulevad. Need võivad olla mingisugused minevikutraumad.
mis toob esile sellise reaktsiooni ja sellisel juhul tuleb selle traumaga koheselt tegeleda. Kui meist tõuseb esile traumareaktsioon ja selline hirm, paanika, ärevus ja need on traumareaktsioonid, siis saab vana trauma kõige edukamalt ümber kodeerida, kui traumareaktsioon värskelt esile tuleb. Ja ma räägin sellest väga põhjalikult saates Vaim, kes kinnitab end traumahaava külge või vaim, kes kinnitab ennast trauma külge. Laul 112:7 on nii võimas ja nii julgustav. Ta ütleb, ta ei karda halbu sõnumeid. Tema süda on kindlalt fikseeritud, usaldades Jumalat, toetudes temale ja olles kindel temas. Ta ei karda halbu sõnumeid. Selline kindlus saab meil olla vaid siis, kui me oleme õppinud igapäevaselt Jumalaga osaduses elama, temaga vestlema, temalt nõu küsima, sõnal mediteerima. Meil ei ole hirmu, kui me tunneme oma Jumalat. Ja see on teekond, see ei sünni paari palve läbi. Me oleme loodud olema sõltuvad oma Jumalast. See tähendab, et me oleme loodud suhtlema Jumalaga kogu päeva jooksul, mediteerides tema sõnal, tuues vangistusse iga mõtte, mis meile pähe tuleb ja nii edasi. Me kõneleme Jumalaga kogu päeva vältel. Me oleme temaga jätkuvalt dialoogis ja see ongi palve, mida Piibel ütleb, et palvetage lakkamata. Neuroteadus on loonud sellise väljendi nagu superpositsioon. Ja uuringud näitavad, et me oleme superpositsioonile astudes võimelised kuulma seda, mis meie alateadvusest teadlikkusesse kerkib. Me oleme samal ajal võimelised kuulma infot, mis tuleb väljast poolt ja me oleme võimelised kõnelema Jumala püha vaimuga ja seda kõike üheaegselt. Doktor Caroline Leaf ütleb, et kui me kõneleme Jumalaga või mediteerime Jumala sõnal, siis astub meie aju kõige kõrgemale intelligentsuse tasemele, mis on üldse võimalik. Ja selle uuringu taga on inimesed, kes ei usu Jumalasse. Kui me teadlikult suhtleme Jumalaga, siis hakkavad sündima imelised asjad. Kui me seda teeme, siis me ehitame tervislikke mõtteid. Superpositsioonil olles oleme me võimelised jälgima oma olukorda väljast poolt. Kui me teeme otsuse kuulata vaenlase valesid ja meil tuleb siinkohal meeles pidada, et vaenlasel ei ole mitte mingisugust väge. Kõik vägi võeti vaenlaselt ära risti puhul ühe korra ja igavesti. Vaenlane ei saa mitte midagi meie mõtetesse ehitada. Seega tuleb ta valedega. Kui meie teeme otsuse vaenlase valedel mediteerima hakata, siis saab vaenlane suunata meid oma väärastunud mõtteid mõlgutama ja see on, kuidas vaenlane saab väe meie eludes. Me tegelikult mediteerime vaenlaste valedel iga päev, kuid me ei pane seda isegi tähele, sest me oleme nii harjunud teatud viisidel mõtlema. Me oleme pärinud teatud mõttemallid oma esivanematelt ja meie ümbruselt. Ja need mõtted on meie reaalsus. Kuid Piibel ütleb, et tõde on ainus reaalsus, kui me otsustame usaldada tõde. Ja Roomlastele 6:16 ütleb, nüüd ma loen eestikeelsest, eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete. Olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Seega iga kord, kui me võtame vastu vaenlase valed ja hakkame nendel mediteerima, või me alateadvusest kerkib teadvusesse mõni negatiivne mälestus ja me hakkame sellel mõtisklemas, selle asemel, et minna Jumala juurde ja laadida selle Jumala ette maha, siis me tekitame endale neurotaandarengu ajukahjustuse. Ja kuna aju omab kontrolli iga ihuraku üle ja iga mõte, mida me mõtleme,
mõjutab iga rakku meie ihus, siis sellised mõtted hakkavad tekitama haigusi kogu ihus. Need tekitavad kaost ja me hakkame rääkima valesid sõnu, tegema valesid tegusid, me ei ole enam need, kelleks Jumal meid loonud on. Ja doktor Caroline Leaf nimetab seda mentaalseks haiguseks. Üks kõige olulisemaid põhjusi Jumalal sõnal mediteerimiseks on see, et meil on ligipääs Jumala imedele. Meil on ligipääs Jumala headusele vastavalt sellele, mida me oma südames ja mõtetes mõlgutame. Imed, mida me vajame, on Jumala poolt juba valmis pandud. Meil tuleb neid vaid kätte saada, vastu võtta. Meil tuleb aktiveerida Jumala imed oma elus ja seda ei saa mitte keegi teine meie eest ära teha. Meil tuleb õppida mõtlema nii, nagu Jumal mõtleb. Kui meie mõtetesse ei ole istutatud Jumala sõna, siis ei ole me võimelised kuulma ega nägema oma imet. See ime võib olla otse meie nina all, kuid meie ei näe seda. Ja doktor Leaf ütleb, et me ei pea anuma Jumalat, meil tuleb lihtsalt astuda oma superpositsioonile ja aktiveerida selle, mida me vajame. Sinu ime ja minu ime seisab Jumala sõnal mediteerimise taga. Ma loodan, et see saade oli sulle julgustuseks ja kinnituseks ja sa võtad selle aja, et mediteerida Jumala sõnal. Ole südamest õnnistatud. Kuni järgmise korrani. Amen.